Igal inimesel siin planeedil on õigus väärikale elule, aga kliimamuutused piiravad neid põhiõiguseid. Nii ütles Elisabeth Vatuti, kes on Keenia keskkonnaaktivist ja kes esines Mondo korraldatud keskkonnaõiguse konverentsil Tallinnas. Elisabethi öeldu tõstab ilmekalt esile kliimamuutustega kaasneva ohu inimväärikusele ja inimeste eludele. Mondo tegutseb võrdsema maailma suunas ning toetab oma partnerkogukondi selles keerulises olukorras. Tõsi on see, inimkond on ületanud 7-9 planeedi taluvuspiirist. Ressurssi kulub rohkem, kui loodus taastada jõuab. Ning kuigi kliimamuutuste mõju on juba tunda kogu maailmas, siis kannatavad kõige rohkem need, kes on juba täna vähemate võimalustega. Need on tihtipeale inimesed, kes elavad ekvaatori lähedastes piirkondades ja kus suur osa elanikkonnast saab oma peamise sissetuleku põllumajandusest. Näiteks talunik Sambon Mondo partnerkogukonnas Põhja-Ghanas või Sofia Lääne-Keenias, kes sõltuvad täielikult koduse põllulapisaadustest. Kliimamuutuste tõttu ei lase põud nendes riikides saagil kasvada, vihmavalingud uputavad klassiruumid ja tormid viivad majadelt katused. Sellega kaasneb nälg, laste katkenud haridustee, katkenud elud ja perede süvenev vaesus. Ja see kõik sunnib inimesi elupaika vahetama, olgugi et nad sooviksid oma kodulinnades ja külades elu jätkata. Aga kes vastutab? Eesti koos teiste globaalse põhjariikidega kannab siin vastutust, sest kui näiteks keskmise keenialase süsiniku jalajälg on 0,4 tonni, siis keskmisel eestlasel on see lausa 18 korda suurem ja ugandalasest lausa 73 korda suurem. Mondo on Eesti organisatsioon, mis tegutseb arengukoostöö kaudu võrdsema ja inimväärsema maailma nimel. Me tõstame oma partnerkogukondade vastupanuvõimet keskkonnakriisidele, aitame kasutusele võtta roheenergialahendusi, toetame kohapealseid algatusi ja kogukondi kõige kriitilisematel hetkedel. Sina saad aidata koos meiega luua inimväärsemat ja keskkonnaõiglasemat maailma. Vaata lähemalt Mondo kodulehelt.